Metsküla kooli lapsevanemad on viimase poole aasta jooksul näidanud üles erakordset sitkust ning ka nüüd, nädal enne kooliaasta algust, ei ole nad oma laste dokumente koolist välja võtnud. Lootus on tänaseks küll habras, kuid kolmapäeval toimunud Lääneranna valla ning Metsküla kooli esindajate vahelisest kohtumisest koorus välja veel üks võimalus. Hetke siis on ikka selline, et ega me täpselt ei tea, mis 1. septembril saab, et kõik otsad on lahtised. Et kõigepealt me ikkagi ootame esialgset õiguskaitset, siis see, et vallaga nagu mingi selline kompromiss, nagu me ise lootsime, et 1 aasta munitsipaalkoolina edasi, et see langes ära, aga volikogu esimehega me nagu saime sellise kokkuleppe, talle tundus, et see mõte, et kui leiduks Eestil mõni selline teine kohalik omavalitsus, kes tahaks hakata ise Metsküla algkooli pidajaks, siis ta arvas, et see mõte volikogu liikmetele meeldiks päris hästi ja siin ma siis nüüd kutsukski kõiki Eestimaa omavalitsusi üles, et kes tahab Metsküla algkooli pidama hakata. Reaalsuses on selline lahendus küll seaduslik, kuid detailid on keerukad ning aega on väga vähe. Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse paragrahvis 81 on välja toodud järgmine punkt. Riigil on õigus anda riigikooli pidamine üle vallale või linnale ja vallal või linnal on õigus anda munitsipaalkooli pidamine üle riigile või teisele vallale või linnale. See annab lapsevanematele veel ühe lootusekiire enne unistusest loobumist. Meil ei ole veel uut kooli välja valitud, et loodame ikka vanasse kooli tagasi saada. Elasin juba pikemat aega välismaal ja kui laps sai kooliealiseks, siis ma tulin siia tagasi. Ja just nimelt tulin selleks tagasi, et see laps saaks õppida selles väikeses külakoolis ja et temast kasvaks ikkagi eestlane. Mina olen täiesti veendunud, et sellised väikesed kodulähedased koolid peaksid igal juhul alles jääma. Muidu tuleb siit lahkuda. Siin ei ole võimalik inimväärselt elada. Koolireformi üle on Lääneranna vallas vaieldud juba pool aastat ning kulutatud ka hulk raha kohtus, kuid seal otsustati Metsküla kool õiguskaitseta jätta. Vahepeal kerkis lootus riigi toele, siis jälle suurannetaja toele, kuid siiani tulemuseta. Kuna on ka nagu pidev töö selle kallal käinud, et mingisugune lahendus leida, siis sellepärast nagu ei ole ka see lootus kunagi kustunud nüüd siin viimase minutini välja. Et see nagu aitab sellel vaimul püsida. Laualt on läbi käinud ka erakooliks muutumise idee, mis on osadele lapsevanematele aktsepteeritav otsus, kuid kaugelt mitte kõigile jõukohane. Selle väikese õppeasutuse tulevikul elab kaasa väga suur osa Lääneranna valla elanikest. Tänaseks juba ka arvestatav osa eestlasi üle riigi. Praegu ongi see mure kõige rohkem, et lapsed saavad praegu kõige suurema löögi sellest, et nemad nagu väikses kogukonnas siin tahaks. Mõned lapsed ongi sellised, kes ei saagi suures koolis nagu hakkama, et neil sobibki väiksem keskkond. Eks me kõik oleme siin nüüd kevadest saadik juba olnud äreval, et mis saab ja mõjub tervisele ka muidugi halvasti. Ja sotsiaalselt on väga raske koju jääda veel praegu, et sellest kaotusest nagu üle saada ja et lapsed ikka need, mis jälle viivad mõtted mujale, ja tervis on ka hoopis parem, kui ikka siin laste seas saab tegutseda. TV3 palus Lääneranna vallavolikogu esimehelt Armand Reimalt tekkinud olukorra kohta kommentaari, kuid too keeldus resoluutselt.